ütleks vähemalt selle kohe video alguses ära, et ma arvan, et te lugesite selle video pealkirja ja te klikkisite selle video peale, et ma ütlen kohe alguses ära, et ei muretseks, et minu elu ei ole otseselt ohus. Ja ma tahtsin seda videot juba tükk aega tagasi teha ja isegi natuke positiivsemas meeleolus. Aga naljakas, et see teema on viimasel ajal uuesti õhus olnud ja ma ei tea, kui väga rõõmsas ja rahulikus ja positiivses meeleolus ma seda videot teen. Ja mõte, miks ma seda videot otsustasin siiski filmida, on sellepärast, et sotsiaalmeedias on palju kanaleid, kontosid, inimesi, kes tahavad näidata oma elu ilusa ja glamuursena ja üldiselt mulle meeldib endale ka nähagi maailma ilusama ja rõõmsama ja värvilisemana ja ma olen ka võib-olla mõnedes videodes jätnud mulje, et mul on ilus ja tore elu ja mul ongi ilus kodu ja ma olen ka selleks vaeva näinud ja mulle meeldib ilu enda ümber näha ja tunda ennast hästi. Aga samas ma ei taha, et see kanal muutuks mingisuguseks pealiskaudseks edvistamiseks või ma ei tea, ainult mingi iluga tegelemiseks. Et kuna ma juba olen teiega igasuguseid asju jaganud, siis ma mõtlesin, et ma jagan ka seda veedrat perioodi oma elus, kus ma tegelen ka võib-olla mitte nii glamuursete asjadega oma elus. Aga jõuaks nüüd asja juurde ka. Nimelt, mul on üks ravimatu haigus, mis on ilmselt geneetiline. Osadel inimestel ei avaldugi see haigus ja nad ei teagi, et neil see on. Minul lõi see haigus välja kuskil 1. klassis, nii et ma olen selle haigusega elanud juba väga kaua. Nimelt mul on selline nahahaigus nagu psoriaas. Oot. Siinkohal ma teen ühe väikse pausi. Enne kui ma jutuga saan edasi minna, et seletada ära paar asja. Nimelt, mul oli see video juba tükk aega tagasi valmis filmitud. Ma mõtlesin ja kahtlesin, kas ma üldse seda videot üles panen, kuna esiteks ma ei taha väga palju oma kanalil negatiivsetest, halbadest asjadest rääkida. Teiseks, ma olen oma haiguse suhtes nagu suhteliselt avatud. Kui keegi mult küsib, ma olen alati valmis nagu rääkima, aga ikkagi see on selline isiklik asi ja ma ei tea, kas on hea sellisest asjast rääkida. Ja mul oli see video juba YouTube'i üles laetud, aga lihtsalt privaatne, ehk see ei olnud inimestele nähtav. Ja ma mõtlesin, et okei, kui ma ikkagi otsustan selle video üles laadida, siis mul on vähemalt üks video tagavaraks. Näiteks, kui mul peaks midagi ette tulema ja ma ei saa nagu õigel ajal videot üles panna ja see video oli mul ootel. Ja siis saate aru. Ma olin vist juhuslikult veel rongis. Ma istusin rongis ja ma nagu lappasin telefonis nagu uudistevoogu, kust nagu jooksid läbi mingi Elu24 või Sky, mis iganes, mis uudised need on. Ja ma loen. Ja ma loen, et üks tuntud Eesti YouTuber nimega see ja see räägib oma videos, kuidas tal on psoriaas ja kuidas ta sellepärast juuksed maha lõikas.
siiamaani polnud keegi nagu psoriaasist rääkinud ja ma nagu põdesin seda ja nagu see tundus, et vähemalt nagu kui ma oma muretsemise ära unustan, vähemalt on nagu keegi, kes sellest võib-olla räägib või selle teema üles võtab. Ja nüüd tundub, nagu ma lihtsalt ahviks kedagi teist, nagu ma lihtsalt nagu mingi nagu mul on ka see haigus, ma räägin sellest, sellepärast et see on nii populaarne teema nagu. Selles mõttes ma isegi oma videos nagu ei täpsustanud nagu kõike seda, et mida ma nagu lapsepõlves nagu läbi elasin või mis oli nagu mul teistmoodi siis, kui võib-olla neil, kellel ei olnud seda haigust ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma filmisin selle video nagu hetke ajel, kuna just oli teemaks see, et mul nagu täiegi selg valutab, mis valutab mul nagu siiamaani ja ma hoian teid sellega kursis. Mul on alles 6 aja pärast nagu reumatoloogia aeg ja nagu alles 6 aja pärast ma saan nagu teada, kas mu seljavalud on seoses selle psoriaasiga või ei ole. Nagu mingi Murphy seadus nagu tühjast kohast ma filmin video ja siis tuleb välja, et keegi jõudis nagu postitamisega ette. Ma kohe jätkan oma videoga, aga lihtsalt ma tahtsin seda teile vahepeal ära mainida, et keegi ei arvaks, et nagu isegi tegelikult vahet ei oleks nagu, kes ennem tegi või kes ei teinud. Aga lihtsalt nagu mida ajastust. Okei, video läheb edasi. Nimelt mul on selline nahahaigus nagu psoriaas. Ja ma tean, et see ei ole üldsegi mitte haruldane haigus, isegi minu teada 1/10 inimesest peaks see haigus olema. Minu õnneks ei ole see haigus nagu hetkel vähemalt väga hullul kujul, et algklassides ja väiksemana mul isegi lõi see haigus kohe palju elavamalt välja. Et mul olid naha peal sellised punetavad ja kestendavad laigud ja ka peanaha peal. Et seda psoriaasi ongi nagu mitut sorti, üks mis on keha peal, üks mis on peanaha peal ja on ka 3. versioon, mis läheb siis liigestesse. Siiamaani on mulle teada, et mul on naha peal ja mul on peanaha peal. Ja siiamaani ma olen õppinud sellega elama, ma olen nagu leppinud sellega. Enamus juhul ma isegi unustan ära, et mul see haigus on. Et algklassides võib-olla oligi see nagu hullem ja ma mingi ajani kandsingi pikki riideid, sest et mul oli isegi käsivarte peal sellised põhimõtteliselt verised laigud, kuna need kohad kogu aeg sügelesid ja ma sügasin neid ja siis mul olid põhimõtteliselt sellised verised korbad käte peal. Ja kuna ma käisin tantsimas juba väiksena, siis meil olid sellised võimlemistrikood ja ma mäletan, et see võimlemistrikoo oli kuskil, ma ei tea, üle küünarnuki ja ma täiega põdesin seda, et mul siit käte pealt paistsid need katkised kohad ja eks vahepeal, ma ei tea, narriti ka ja eks ma ikkagi põdesin oma keha ja et nagu selles mõttes kõik nagu see on möödas, et ma enam nagu ei põe seda haigust ja kuna see on seotud närvidega ja mu elu on palju rahulikum võib-olla kui lapsepõlves, siis on see ka paremaks läinud ja ma saan täiesti ujumisriideid kanda ja ujumas käia ja kõik on nagu okei. Et lihtsalt võib-olla ka nüüd videosid tehes kõige hullem nagu, mis on olnud, on võib-olla peanaha peal. Et põhimõtteliselt see näeb välja nii, nagu mul oleks tohutu kõõm. Et ma ei tea, kui te olete näinud videodes, et mul on õlgade peal justkui kõõm või mingisugused tükid paistavad peas, et siis teadke,
see ei ole tegelikult kõõm ja see ei ole nagu kasimatusest, vaid see on lihtsalt minu psoriaas, millega ma lihtsalt pean elama. Selle jaoks on leevendavad rohud, kreemid, aga need on enamasti hormoonravimid ja ma väga nagu ei tahaks neid isegi kasutada, et ma aeg-ajalt ikka määrin ja teen, kui nagu asi hullemaks läheb, aga kuna jälle hormoonravimid võib-olla mõjuvad teistpidi kehvemini, et siis ma üritan üldse mitte selle haiguse peale mõelda, võtta rahulikumalt ja nautida elu ja unustada üldse see haigus ära, et siis on ka selliseid lihtsamaid, kergemaid perioode, kus ei olegi vaja nagu teda väga ravida. Aga jah, et nagu võib-olla sellise visuaalse negatiivse poole kõrval on võib-olla see, et see haigus sügeleb kogu aeg. Nii et kui ma kuskil olen, siis ma ka nagu tahaks kogu aeg nagu pead sügada, aga ma üritan nagu seda varjata, et ma nagu automaatselt katsun ka oma juukseid nagu päris palju, sellepärast et tegelikult ma tahaks nagu pea nahku sügada. Nagu ma tean, et see ei näe ilus välja. Ja jah, see selleks, et võib-olla kooli ajal ka nagu isegi hullem oli nagu see, kui näiteks pidi kooliarsti juurde minema ja kooliarst umbes nagu tõmbas sellele minu haigusele hoopis rohkem tähelepanu, et kutsus umbes kõik klassiajad kokku, kui me niigi oleme mingi umbes alukate väel seal mõõte ja kaale võtmas, siis umbes veel kooliarst nagu tõmbas tähelepanu, et nii, nüüd vaadake kõik siia, et Piretil, mis siin paistab, et see on psoriaas, et ärge siis teda kiusake umbes on ja ma hea meelega oleks nagu ilma selle tähelepanuta olnud ja mitte sellest nagu välja teinud. Et võib-olla jah, mingid sellised hetked olid sellised häirivamad. Ja need pearohud ka tegid nagu juukseid rasvasemaks, et ma praktiliselt pidin iga päev pesema pead, sellepärast et iga päev ma pidin ka seda rohtu pähe panema ja see rohi tegi hoopis rasvasemaks, nii et ma pesin pea ära, rohi läks pähe ja see tähendas seda, et jälle olid juuksed rasvased. Et ma tean, et kooli ajal ma võib-olla nägin umbes välja, nagu ma ei peseks üldse oma pead, aga see oli lihtsalt nendest rohtudest. Ja võib-olla paljud ei pannud üldse midagi tähele, ma ei tea. See kõik on nagu selles mõttes möödas ja olnud. Ja kui te teate kedagi tuttavat, kellel see haigus on, et siis teadke, et see haigus ei ole kindlasti nakkav. Ärge kartke neid inimesi, kellel need laigud paistavad, et see ei nakka ja see inimene ei ole must ja räpane, lihtsalt need rohud võivad teha natuke juukseid rasvasemaks ja need rohud võivad ka, ja osad rasvasemad rohud võivad ka riideid määrida ja see haigus on geneetiline ja ta isegi võib avalduda üle põlve. See tähendab seda, et näiteks su vanaemal võis see haigus olla ja ta võis ka mitte üldse välja lüüa vanaemal, aga ta võis seda haigust nii-öelda nagu kanda ja sinu emal jälle seda haigust võib-olla ei olnud ja sinul võib see haigus tulla ja välja võib see haigus lüüa ka selliste võib-olla tundlikumatel inimestel, et ta on seotud nagu närvisüsteemiga ja pingeliste aegadega ja otseselt tegelikult kõiki neid põhjuseid ja asju vist ei teata siiamaani. Ja ma mõtlesingi, et ma lihtsalt räägin teile sellest, et mul on see haigus ja et kõik võib-olla ei ole alati nii ilus ja glamuurne, kui välja paistab. Mitte, et ma võib-olla mingi tohutult glamuurne välja näekski, aga lihtsalt ma mõtlesin, et ma räägin ka asjadest, mis võib-olla ei ole ilusad ja põnevad ja glamuursed ja iluteemad ainult. Ja ma olen juba tükk aega plaaninud seda videot filmida, aga viimasel ajal on sellele teemale veel uuendust tulnud ja ma praktiliselt ei tea veel ikka lahendust. Aga ma mõtlesin, et ma jagan teiega oma mõtteid ja hirme võib-olla. Ühesõnaga, mul on üle poole aasta juba selg valutanud. Ja praktiliselt, ma ei tea kui kaua, on mul olnud ka
hommikuti nagu käed nõrgad ja jalad kanged ja ma ei tea, ma isegi ei ole nagu nende asjade peale mõelnud, ma olen nagu võib-olla mõelnud, et ma olengi rohkem väsinud või umbes äkki on mingeid vitamiine või asju juurde vaja. Aga selle seljavalu tõttu ma olen käinud erinevate arstide juures ja mitte kuskilt ma ei ole saanud vastust, mis värk mu seljaga on. Ja see selg ei valuta nii nagu enamasti, et umbes sa mingi rügad päev otsa, teed midagi ja siis õhtuks on selg valus. Vaid lihtsalt hommikul vara märkan selle peale üles, et mul on lihtsalt selg nii valus ja kange, et ma lihtsalt ei saa enam selili magada ega külili magada ega mitte kuidagi pidigi magada. Ja käed on nõrgad ja kanged. Ja siis lihtsalt ma olen käinud, ma ei tea, röntgenipilte tegemas ja perearst ei ole osanud midagi öelda ja siis ma mõtlesin, et ma käin kiropraktiku juures, et äkki, ma ei tea, annab seda kangust kuidagi välja ragistada, mis iganes. Ja päris sürjuhus, aga kiropraktik, kelle juures ma käisin, ka temal on psoriaas ja tema rääkis sellist asja, et tal on ka psoriaas liigestes ja ütles, et ma edasi uuriks seda, et ega mul ei tule see seljakangus ja seljavalud sellest, et mul on psoriaas liigestesse läinud, mis on põhimõtteliselt psoriaasi kõige hullem versioon. Ja ma isegi ei taha mõelda selle peale, kui hull see asi võib päriselt olla. Ja ma ei taha isegi seda tunnistada endale ja ma siiralt loodan, et keegi mul on veel plaanis minna neuroloogi juurde ja ma ei tea kuhu veel. Ja ma lihtsalt loodan, et arst ütleb mulle, et see on midagi muud, sest et psoriaasliigestes ei ole just kõige lihtsam versioon sellest. Aga jah, viimasel ajal ma olen lihtsalt valuvägisteid võtnud ja üritanud kuidagi hommikul välja magada valuvägistitega. Ja lihtsalt hetkel ma olen teadmatuses ja hirmul ja segaduses ja ma ei tea, mis saab. Osad vereanalüüsid näitavad, et mingit reumaatilist asja ei ole ja et see ei saa olla psoriaas. Aga samas jälle see kiropraktik ütles, et temal ka vereanalüüsid ei näidanud, et selleks peab veel mingisugused teistsugused vereanalüüsid tegema, et seda asja üldse see veri näiteks. Ühesõnaga praegu on selline kummaline ja keeruline aeg ja ma mõtlesin, et muude ilusate videode vahele ma räägin ka nagu päris asjadest, mis mu elus toimub. Aga ma arvan, et oluline on olla positiivne ja mitte lasta hirmul endale naha vahele pugeda. Mul oleks huvitav kuulda, kas kellelgi teist on ka psoriaas, sest nagu ma ütlesin, 1/10 inimesest peaks psoriaas olema. Ja kui te teate kedagi, kellel on veel psoriaas, siis ärge kartke seda haigust. Ma tean, et koolis kunagi üks sõbranna arvas, et äkki ma olen nakatanud talle psoriaasi, sest tal oli naha peal ka mingi lööve või mingi asi. Aga hiljem tuli välja, et see oli mingi muu asi ja psoriaas ei ole päris kindlasti, see ei ole nakkav. Nii et jah, ma ei tea ka, kas keegi on väga, vähemalt eesti keeles, ma ei tea, kas keegi on psoriaasi teemal nagu teinud videot või rääkinud sellest. Ma tean, et ma kunagi ei julgenud nagu väga juuksurisse ka minna, et ma mõtlesin, et mu psoriaas paistab välja ja mis siis juuksur mõtleb. Aga minu teada juuksurikoolis ka räägitakse sellistest asjadest, et tegelikult juuksurid teavad, mis asi psoriaas on ja see nagu ei sega sul absoluutselt juuksurisse minemast. Ja ka veekeskustes ei ole mingit nagu keeldu, sest et see ei ole kuidagi nagu nakkav. Ja kui te näete veekeskuses ka mõnda inimest, kellel on sellised punased laigud naha peal, siis see võib olla psoriaas
ja see ei ole nagu selles mõttes teiste jaoks ohtlik kuidagi. Ja need inimesed, kellel psoriaas on arvatavasti juba isegi ebakindlad sel teemal, nii et ma ei tea, ei tasu minna mis sul on nagu või mis sul viga on. Aga ma hoian teid uudistega kursis, kui ma midagi rohkemat teada saan. Ja järgmine kord räägime juba millestki muust ja loodetavasti ka millestki positiivsemast. Aga okei. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Tšau!